Rooside ettevalmistamist talveks tuleks alustada oktoobri alul, mil on saabunud ikkagi püsivalt jahedad ilmad. Et esimene töö, mida nüüd rooside juures teha, oleks viimase aasta lehtede eemaldamine. Kuivõrd roos on ka väga alt taim, siis esineb tal väga palju seen ja hallitushaigusi. Kindlasti peale lehtede ära korjamist tuleks ka jälgida, et lehe jäänukeid ei jääks mulla pinnale, sest need on ka võimalikud haiguskolded. Kindlasti siis järgmiseks sammuks on siis võrsete tagasilõikus. Tagasi tuleks lõigata viimase aasta kasvust 2/3, nii et alles jääb siis 1/3 viimase aasta kasvust. Kui temperatuur jääb püsivalt nullist siis miinuspoolele, siis oleks soovitav katta roosi või selle istiku südamik puistega. Puisteks võib kasutada liiva, saepuru või siis ka vähelagunenud turvast. Puiste kiht peaks ulatuma 15–20 sentimeetri tüseduseni. Et säilitada paremat mikrokliimat nüüd säärase kuhjutise vahetus läheduses ja samuti ka selleks, et maha sadanud lund nüüd siduda säärase kuhjutise ümber, soovitan katta kuuseokstega. Roose või peenroose võib ka katta kasutades vähe tänapäevasemaid võtteid. Siin nüüd konkreetselt oleme kasutanud pakasetõkkekangast, kuid ka sellisel juhul soovitan taime südame katta mulla või mõne muu puiste kuhjutisega. Ka sellist pakasekaitsekanga katet soovitan katta täiendavalt veel ülevalt poolt kas kile või siis mõne muu vihmakindla materjaliga. Samas peab kindlasti olema ka tagatud õhu juurdevool ja tuulutus.